Mitmeid Eesti bände te teate, kes müüvad välja sellise saali mõne päevaga. Nüüd mitut te teate, kes teevad seda kõike hobi korras. Meil on professionaalseid muusikuid bändis väga vähe. Meil on insenerid, ettevõtjad, teadlased, IT-mehed. Ma reaalselt tahaks ka teada. Ma tahaks inimestelt minna küsida ringi, et miks te olete siin? Miks te ostsite 4 kuud nagu varem selle pileti? Miks? Tõenäoliselt on väga palju inimesi, kes nende lugusid teavad. Lihtsalt nad ei tea, et see on Arg Part. Oota, aga selle otsustasime siis ära, et lisalugu on nagu filmis, jah? Mõned päevad enne suurt esinemist annab Arg Part ühes Tallinna prooviruumis oma etteastel veel viimast lihvi. Bändi solist ja sõnade autor Karl Wilhelm hoiab pilku peal, et viimased juhtmed saaks veel piltlikult öeldes lahti arutatud. Mina olen Karl Wilhelm Volter ja ma olen Arg Partis siis klahvimees ja laulja. Ja siis mina lõpetan oma salmi ära ja tema tuleb prekoorusega sisse. Karl on bändis esimesest päevast peale. Nagu ka laulude produktsiooni palju panustav Harmoron, kes iseloomustab teda nii. Kuri ülemus. Kolmas alustala on kitarrist Johannes, Arg Parti asjur ja vanim liige, kelle tahtmisest bänd algas. Koolis Kaagist meil see bänd alguse sai, et meil oli Karliga oli 2 aastat vahe ja Harmo oli täitsa siuke, ta oli 13, kui ma alustasin. Et ta oli siuke väike laps geenius, kes mängis ülihästi trumme oma vanuse kohta. Ja siis ma nägin, et noortebänd tuleb ja sinna oleks vaja mingi demo teha. Siis oligi, et kas ma pöördusin Karli või Harmo poole, et teeme nüüd ruttu midagi ja saadame ära ja siis küll me selle bändi kokku saame. Aga esimeses voorus pidi juba mängima mitu lugu. Seega põhimõtteliselt kohustuse tõttu me hakkasime veel kirjutama kohe. Pärast noortebändi hakkas Arg Part vaikselt lugusid välja andma ning nad kogusid tuntust energiliste laivide ja kaasahaaravate funkide eestikeelsete lugudega. Pärast mitut aastat kooli kõrvalt tegutsemist said nad 2022. aastal maha debüütalbumiga Inkubaator. Sealt hulgas singlid nagu Aheldame Miks mind sidusid endale külge, siis emale tõukasid ja Kummipuru. Kui sa ei tea, kuhu minna, siis iga tee viib su sinna, kui sa... Selleks hetkeks oli bänd täienenud 4 liikme võrra. Marko, inglise keeles on see väljend Jack of all trades. Nikita võib-olla sellest torusektsioonis see kõige vaiksem. Aga kohe, kui ta pilli kätte võtab, siis ta on kõige valjem. Pets, Peeter, mängib bassi. Üsna vaikne, vahepeal teeb väga ägedaid rubriike ja paljud inside joke'id on mingid Petsi maneerid. Ja Ingmar... Piksli haaval kurrerid oma elu ideaalseks. Ise ütleb kollektiiv enda laulusõnade iseloomustuseks, et nad kompavad emotsionaalseid ja keelelisi piire. Kindlasti siin on rocki, siin on poppi, siin on funki. Mingil määral võib-olla me oleme nagu selline loomulik areng, kus siin eelmisel sajandil harrastati sellist intellektuaalrocki Eestis siis, mille minu arust kõige suurem näide on Ruja. Ma olen kuidagi võib-olla sellest nagu mingi edasiareng, see on üks minu suurimaid nagu muusikalisi eeskujusid. Nemadki poleks osanud ette näha, kuivõrd võib sarnase tühimiku täitmine kohalikule kuulajale peale minna. 3-4 aastat tagasi tuli see album välja, ega me siis ei teinud tükk aega midagi. Siis meil oligi natuke Villand, salvestasime ta Tartus, see oli hull protsess, et kogu aeg sinna sõita, selle võttis nagu ropultult palju aega ja energiat. Me olime ka väsinud sellest bändi tegemisest, siis me ei teinud mitu aastat midagi, siis Karl oli veel vahepeal USA-s õppis, siis me ei teinud ka midagi.
ja siis need lood on nagu üleval olnud ja nad on ajaga hakanud nagu levima ja aina rohkem kuulatakse ilma, et me teeks turunduse jaoks midagi, aga meil kõik need numbrid lähevad aina ülespoole. Meie turunduseelarve on tegelikult null. Jala kannad täis rulli, tõmbab suga risma ja mind tõmbavad su huuled. Ütle mulle, kas sa kuuled. Osati sellest lihtsalt, et kuidagimoodi meie fännipäevas, isegi kui me ei ole nagu laive teinud ja muusikat välja andnud, kuna muusika on üleval ja inimesed kuulavad ja jagavad oma vahel, siis need inimesed, kes igapäevaselt nagu meid on hakanud kuulama, on kuidagi vaikselt ükshaaval nagu kasvanud. Nüüd, kui me järsku hakkasime uuesti tegutsema ja neid laive on niimoodi üksikuid, et siis inimesed tahavad saada osa sellest. Talvel tegime Tartus, Tartu Uue teatrisaalis, mis on siuke 450-500 saal umbes. Ja mõtlesin, et kell 10 oli meil automatsioon peal, et siis lähevad piletid müüki, siis ma võtsin nagu sinna, et siis me hakkame nagu mõtlema, et kuidas me nüüd müüdud saame. Kui ma võtsin oma arvuti lahti teha, oli kõik müüdud juba. Ja meil oli sõnumid olid täis, et mis juhtus, kas hetkes ma vaatasin päriselt ongi nagu kõik on ostnud. Et nüüd see, et meil on nagu asjad täiesti välja müüdud niimoodi kuid ette, on meie jaoks täiesti uus kogemus. Ma arvan, et see lihtsalt on, et me teeme midagi nii palju ikkagi teistsugust. Et see, et tulla kuulata eestikeelset muusikat, laulda seda täiest kõrist nagu kaasa, samal ajal, kus sul on nagu täisbänd, puhpillid, kõik asjad ja see energia, mille me toome sinna saali. Et see võib-olla on midagi sellist, mida lihtsalt keegi teine väga niimoodi ei arrasta. See oli meil siuke üllatus, me mõtlesime, et davai, nüüd läheb kultuurikatel ja siis vaatame järgmine Unibet. Tere, saab siit poolt tulla. Kultuurikatlas lavale astumiseni on jäänud veel paar tundi. Fänne võtab vastu bänd isiklikult. Õhtuks on oodata ligi 1300 inimest. Tekib küsimus, miks eelistab bänd esineda vaid korra või 2 aastas. Kui sa tahad sellest elatuda, siis sa peaks seda tegema iga nädal mingi laivi ja me seda ei tee ja me ilmselt ei hakka kunagi tegema ka. Selles on mingi võlu selles defitsiidis. Ilmselt see sõna on läbi käinud ka, et kui oletame tehagi ainult 1 kontsert aastas ja sa tahad tulla, siis see ongi su võimalus. Ja me ei võta seda kui niimoodi, et me saame niimoodi kindlasti palju rohkem müüa, vaid ega me ei saakski väga muud moodi. Meil ei ole nagu selles mõttes ka vaja ülipalju laive teha, et sellest elatuda, sest et meie sissetulekud nagu tulevad mujalt. Me ei sõltu sellest bändist finantsiliselt. Eks selle kultuurikatla kontserdi puhul meil nagu tasku midagi ei jää, sest me kõik paneme show alla magama ka. Aga see on võimalik tänu sellele, et meie pered ei sõltu sellest bändist finantsiliselt. Et see bändi värk on nagu hobi meil, aga me teeme seda hobi nagu, ma julgeks öelda, et professionaalsel tasemel. Hetk, mida mõned neist on üle aasta oodanud, on kohe peagi käes. Paljude fännide hinnangul keegi teine sellist muusikat hetkel Eestis ei tee. Kõik see muusika, mis lava pealt tegelikult tuleb, on ju, et nad teevad seda kõike laivi ja kõik see intro ja kõik muu on, see on lihtsalt nii jumalik minu meelest. Neil on väga teistsugune selline nagu žanr, nagu kui sa võrdled teistega, kes Eestis mingid noored, kes muusikat teevad. Minule meeldib lihtsalt see, et neil on nii ilusad laulud ja see, et see on nagu eesti keeles, mis on siis see, et see on nagu nii südamelähedane. Kui ma sõidan autoga, ma kuulan Ark Parti, ma olen ribadeks kuulanud nende albumi, mulle tohutult meeldib see energia, mulle meeldib see poiste, kuidas ma ütlen, nende oma see loomingud ja see Karli laulusõnad, mis puudutavad, ma arvan, eriti just noori. Et kes on armunud ja kes on maha jäetud ja et see, et ma olen fänn, ma olen tõesti fänn. Trummari ema nägi lähedalt, kuidas poistel noorena Gustav Adolfi gümnaasiumis bänditegu pihta hakkas.
tänaseni toovad nad ühe peamise tegurina bändi edu juures välja keskkonna, kust see alguse sai. Mina arvan, et ilma selle kooli ja keskkonnata seda bändi esiteks ei oleks tekkinud. Isegi kui oleks tekkinud, see ei oleks selline. Me oleme ise ka väga palju arutanud selle üle, et see rutiin ja muusika justkui loomise rütm oli nii teistsugune seal. Me olime ju kõik samas koolihoones, kus meil oli oma ruum ja oma järgi tehtud keskkond muusika loomiseks. Ja me võisime sinna minna ükskõik mis vahetund peale kooli, enne kooli, mida iganes. Aga peamine asi ja endal ka nauding ei ole see seal stuudios üritada perfektselt mingit käiku sisse mängida. See on nagu tulla laivis, mängida, tunda seda nagu energiat, jagada rahvaga ja see on nagu meie jaoks see, kus Argpart on nagu oma õiges kohas, on laval, mitte stuudios. See on omast kogemusest mega raske, meil on nii vedanud teineteisega, et meil on siuke punt nagu kokku sattunud ja siiamaani sellest nagu tuimalt raskest kirest lihtsalt leiavad selle aja ja tulevad kokku ja see on väga nagu haruldane, ma arvan. Minu jaoks sellised sõprused, nagu meil poistega on, kus siin on mingi ühine nagu eesmärk, mille nimel me kõik kokku tuleme ja tegeleme, et see on nagu ülilus. Mulle isegi meeldib see rohkem kui see, et lihtsalt õlut juua ja ma ei tea, sauna minna või. Et see, et me teeme midagi nagu siukest suurt ja ühist ja see on hästi äge. Ja see annab sellele sõprusele sellise teistsuguse tähenduse.